Jätkame täna siis sellise seeriaga, kus me vaatame, kuidas vähendada käsitööl tekkivaid eksimusi ja läbi selle kiirendada oma protsessi. Ja vaatame siis sellist olukorda, et meil on laoseis punases ehk antud detailid pocket-vedrud, neid on igat ühte saadaval 10, 10 ja 10 tükki, aga miinimumvajadus on 50, 100 ja 100 tükki. Sellepärast on nad ka punased ja me oleme eelnevalt loonud läbi perioodi ostu tööriista ostutellimuse ettevõttele B. Ja me näeme seda, et ettevõttele B on siis tehtud ostutellimus kuupäevaga 28.05, planeeritud saabumisega 27.06 ja need pocket-vedrud on meil siis siin peal kogusega 40, 90, 90 tükki ehk kui me need ära ostame ja võtame lattu sisse, siis miinimumkogused peaksid saama ilusti täis. Nüüd oleme meie oma ostutellimuse ära teinud, oleme selle e-mailiga kliendile ära saatnud, meil on siit kaasa läinud ilusti ostutellimuse PDF ja nüüd on meil selle ettevõtte B auto jõudnud meie juurde hoovi peale. Ja mis meie peame siis tegema? Me tuleme ostutellimuste nimekirja, otsime selle ettevõtte B ostutellimuse välja, vajutame toimingud, koostame lao sissetuleku ja meil on automaatselt olemas lao sissetuleku dokument 109 koos siis nende materjalidega, mis me oleme tellinud. Me saame siin ära märkida ladu, ehk et me võtame need antud hetkel materjali lattu ja saame neile ka näiteks määrata asukohad. Ja võtame näiteks materjal C asukohta, see läheb materjal F asukohta ja see paneme näiteks materjal B1 asukohta. Ehk me saame artiklitele koheselt ära öelda, mis asukohtadele me paneme. Nüüd laotöötaja kohustus on üle kontrollida, kas ostutellimuse kogus ja saabunud kogus on võrdsed. Juhul kui need kogused on õiged, midagi muuta ei ole vaja, on okei, aga näiteks kui seda pocketit 120, 200 saabus näiteks 40 asemel 20, siis see programmi mõistes on täiesti okei ja tekib osaline lähetus. Ehk et me oleme osa kaupa kätte saanud. Kontrollime dokumendi üle, ütleme vastu võetud, ehk et me saime selle kauba kätte. Ja kui me nüüd vaatame lao sissetuleku dokumenti või siis lao seisu nii-öelda, teeme siia väikse refreshi ja näeme seda, ehk et 2 materjali saabusid kohale, read on rohelised, aga esimest pocketit on endiselt puudu 20 tükki, ehk et saadaval on 30, miinimumkogus on 50. Ehk ostutellimuselt lao sissetulekute tekitamine äärmiselt lihtne. Ja kui meil need materjalid on nüüd juba laoseisus olemas, saame hakata aga koheselt erinevaid tooteid nendest tootma.